Tere, täna külastame Reinsalu Sport rallikross tiimi ja teeme tutvust sõitja Jarmo Võsaga ja tutvustame tema selle hooaja võistlusautot. Tere, Jarmo! Tervist! Räägi võib-olla lähemalt ise, mis plaanid ja? Jah, et tegemist on Ford Fiesta MK7-ga, superkaariga, kõige uuema Fiestaga ja võistleme terve meeskonnaga kaasa oleviks Eesti meistrivõistlused rallikrossis. Ja üsna pea meil auto valmis, 7 nädalat on hooaja alguseni ja oleme nagu järje peal ja siiamaani on neid kõik ladusalt, et 4 liiget võistlevad meie meeskonnas Andre Joon, Kristo Lepik, Robert Reinsalu ja Jarmo Võsa, et mina ise siis. Et poolmalt läheb hästi. Võib-olla oskad öelda, kaugel need autod on samas seisus? Tegelikult natukene võib-olla pisut eespool, et üks auto on meil juba Soomes, stendis, selle auto peaks äkki juba järgmine nädal kätte saama. Ja Risto Lepiku auto arvatavasti ei saa esimeseks etapiks valmis, aga loodame, et hooaja keskel on ta kindlasti sõidujaama. Ja Andre Joona auto ongi Soomes ja Robert Reinsalu auto on turvamurri sisse panna, ülejäänud on meil kõik valmis. Et võib öelda, et kõik on hästi. Nagu ma vaatan, on auto disaini küll ka, päris palju vaeva nähtad. Jah, need siin hetkel on valed rehvid auto all, et need väljad ja asjad on valed, et need on lihtsalt liigutamiseks ühes korrasist. Aga oleme tõesti vaeva näinud, et meil on uued koostööpartnerid disaini ja püüame lõhku panna disainile, et me loodame, et niisugust lähenemist, nagu me praegu viljeleme, et seda ei ole siiamaani keegi teinud ega tee ka. Kui tohikus, siis ma piluksin ka kapoti alla. Mis jõu? Ma tulen masinast välja siis. Avaldust, et teil oli vähe pikk õhtu. Et võib-olla tutvustada, millega tegemist on Cosworthi baasil põhineva mootoriga, mille peaksime kätte saama siit umbkaasa 550 hobujõudu ja meil on nagu ikka käigukast ja asjad on varasemalt tuttavad kuuekäiguline järjestikune käigukast ja mis ma siin ikka öeldus, kasutusel oleme võtnud uue siduri, mis on tuntud WRC-st, koha pealt minnes ei ole enam vaja tähendab õigem näides uuest staalisüsteemi, et koha pealt minnes ei ole vaja enam kasutada sidurit, et käsipiduri küljes on vajalikud mehhanismid, mis teevad siis nii-öelda pool tööd ära, et peaks olema veel kiirem start, et tõestada veel kord, et tegemist on maailma kõige kiiremate 4-rattaveoliste autodega. Okei, vaatame auto tagaosas. Jah, et auto disainis on tänavu eriline see, et oleme kasutusele võtnud kõige uuema WRC bodykiti nii-öelda. Tegemist on kõige uuema WRC rallimusega, millel on et üks ühele M-spordi Fiestadega, et peaks olema Eestis on ta kindlasti esimene ja üleüldse väga ilus asi, nagu te näha võite. Selline, aga ma ei tea, ei oskagi rohkem on lisada. Mis siin ikka, loodame, et suudame hästi võistleda ja hoiame lippu kõrgel nii Eesti kui meeskonna oma ja minna natukene ka väljapoole Eestit siis ja teha nime ja sõita kiirelt. Sest auto on uhke, et? Auto on uhke tõesti, ei ole ühtegi sõna, et Reinsalu Sport on fantastilist tööd teinud. Aga tänud sulle, et oleks põhja.